Tere tulemast Herbaseni podcasti. Käes on osa 44. Mina olen endiselt Mai ja täna on minu vastas ekraanil imeline Kadri. Tere sulle. Tere Mailis ja tere kõikidele teistele ka, kes on siin. Täna on minul ka tegelikult väga hea võimalus minna juba natukene minu jaoks võõramate joogatreeneriteni. Ehk ma saangi näha juba peaaegu, et varsti kõigi lugusid, sellepärast et kes kõik mulle ja ütlevad, siis need ma siia ette toon ja poogin hästi sügavale sisse. Vähemalt ma loodan, et ma saan sinna sügavate kihtide vahele nii palju, kui mind lastakse. Kõige alustuseks, see on juba ilmselgelt traditsioon, ennem kui me üldse lähme mingisuguste muude teemadeni, siis tahaks ikkagi sinu enda lugu kuulda. Kuidas ühest väiksest Kadrist sai praegune Kadri? Okei, ma vist päris sinna pisikesse aega äkki ei lähe. Aga jah, selles osas, kuidas ma üldse... Kui ma võtan näiteks seda enda füüsilise teekonna tausta, et kuidas see minust on arenenud, siis tegelikkuses ma ei ole olnud väga füüsiliselt aktiivne, et ma olen teinud mingitel eluhetkedel bodypumpi, siis mingi hetk ma avastasin enda jaoks ujumise ja minu arust selline circa aasta enne, kui ma jõudsin joogani, ma väga ei teinudki midagi, et jalutasid, elasid oma tavalist elu. Aga et kuidas just jõuda nagu sinna selle hetkeni, kus ma oma kehaga hakkasin rohkem tegelema, siis see tuli minuni. Ja ütleme niimoodi, et kui ta tuli, ta oli kohal, et see oli lihtsalt selline, ma tean isegi seda päeva, millal see juhtus, et see oli neljapäevane päev ja ma jalutasin oma sõbraga merepuiesteel 2012 aasta oli see siis ja vastu jalutas üks tumedapäine naisterahvas. Ja siis kuna mu sõber tundis seda, siis toimus selline viisakus vestlus, et kuidas sul läheb ja mingid sellised toredad sõnavahetused, nagu ikka on sellisel hetkel. Aga mu sõber ütles sellel hetkel midagi sellist, et mis jäi mulle kõrvu. Ta ütles sellele naisterahvale, et ja te teete seal mingeid hulle asju, mingis sellises kontekstis ütles. Ja siis seal nad ütlesid tšau ja siis see naisterahvas jalutas minema ja mul oli sõbrale, et mis hulle asju nad seal teevad. Ja siis ta ütles, et ma saadan sulle pärast lingi. Ja siis see link, kuhu ma sattusin, see viis joogaruumi lehele. Ja siis ma sain teada, et see naisterahvas, kes oli mööda jalutanud, kes oli vestelnud mu sõbraga, oli Kerli. Ja huvitaval kombel oli see, et neil oli just pühapäevasel päeval toimumas joogapäev. Ja siis mõtlesin, vau, et mina tahan ka sinna minna. Et lihtsalt kuna seal lehel oli nii palju igasuguseid käte peal seise, käsi juures seise, midagi, mida ma tundsin, et tundub nii võimatu nagu ise osata, aga samas kui keegi Eestis oskab, et nagu mina tahan ka näha. Ja kui ma läksin sinna joogapäevale, siis mulle tohutult meeldis Kerli ja Ereli olid seal. Ja nad andsid oma selle tunni ära. Ma ostsin kohe kuukaardi ja ma olen siiamaani seotud, et selline hästi ilus pikk teekond on olnud. Ma mõtlengi, et kui ma räägin ka sellest, kuidas ma õpetajan hetkeni jõudsin, kui ma õpetama hakkasin, siis seal oli see, et ma alguses harjutasin, mul oli tohutult tung sees soov saada käte peal seis kätte. Ja ma tean, et ma uurisin hästi palju selle kohta, ma anatoomilise koha pealt võtsin mingeid kursuseid ja siis see kestis kuskil vist aasta aega ja siis ma sain oma enam-vähem esimese sellise käte peal seisu kätte, kus ma natuke tundsin, et okei, ma seisan seal sekundi. Ja
sealt läks vist aastake veel edasi, kus ma harjutasin ja tegin. Ja mingi hetk juhtus joogaruumis see, et seal olev õpetaja Epp-Maria läks ära. Mul on jälle kurgus midagi. Ja mingi hetk tuli Kerli minuni ja ütles, et küsis, et kas ma tahaksin jooga tunde anda. Ja ta ütles, et anna mulle natuke mõtteaega, et et selles osas kiiret ei ole, et seda kevadel tuli ja ma oleks pidanud siis sügisel andma hakkama. Ja mul oli endal hästi suur selline nagu segadust, ma ei teadnud, mis teha, kuigi tunne oli see, et jah, et ma tean, ma oskan. Ja siis ma võtsin selle pakkumisega vastu, et Kerli tegi mulle väljaõppe ja siis ma alustasin Ashtanga esimese seeria ja Rocket 1 ja Rocket 2 seeriate andmisega. Et lihtsalt, et kuidas ma sinna jõudsin, ma sain alles hiljuti selle ühe detaili teada, et nagu miks mina, et ma ennem ei teadnud, ma lihtsalt tundsin, et jah, ma oskan, ma tean hästi palju, et ma olen selleks valmis. Aga üks detail, mis sellega oli, et nad olid märganud mind tunnis, asi, mida ma olin ise ära unustanud, et ma olin lihtsalt oma loomu omaselt inimesi aidanud, et tee seda või nagu, ja siis nad olid märganud seda potentsiaali ja siis ma sain aru, et sealt tuli ka see inspiratsioon mulle see koht pakkuda. Aga see oli alles algus, et kui me läksime natuke veel edasi, siis ütleme aasta või mingi aeg peale seda tuli ka minu ellu yin-jooga. Ja joogaruumid olid Muriel ja Sebastian õpetajakoolitust tegema 2 järjestikusel aastal ja siis ma tegin selle koolituse ära ja sealt algas ka minu selle yin-jooga teekond. Et see on siis põhimõtteliselt see, mis ma tundsin ka, et hästi palju andis just see anatoomia osa ja meridiaanide osa ja Hiina traditsioonilise meditsiini teadmised. Ja praegu on olnud rahulikum, kuna hetkel ei saa tunde niimoodi anda. Ja siin ma olen. Aga kuidas sa ise võib-olla sellisele vaatajale või kuulajale seletad, kes ei ole näiteks proovinud kas Rocketit või Yinni, kuidas näiteks, kui tuleb sinu tundi, siis kui on võimalik tulla, kas sa kuidagi kombineerid neid või sa ikkagi hoiad neid lahus? On olemas nii yin-yang tunde, kui on ka Rocketi tunde ma praegu ei anna, aga on ka nagu eraldi selles osas, et ainult füüsiline on ka yin-jooga, et kuidas ma soovitan. Iseenesest on imeilus alustada sellega, kui sa teed yin-yang tunni, et sa saad kätte selle kogemuse, et mis tähendab sügavalt lõdvestumine ja siis kohe ka tajud, et mis see füüsiline osa on. Et ma tean, et osad on tulnud tundi, neile nagu tohutult meeldib see kombinatsioon. Aga mina näiteks tundsin, ma vist olin enne, kui ma üldse jõudsin joogaruumi korra ühes tunnis käinud, aga minu jaoks see jooga sellel hetkel oli liiga aeglane ja mina ütlen ka seda, et näiteks yin-jooga, kui ma oleks sattunud vist ainult yin-jooga tundi alguses, siis see ei oleks tõenäoliselt mind võib-olla isegi kütkestanud seal, et mul ikkagi oli alguses, kui ma läksin, et see istud maha enda mõtetega, et see monkey mind oli natuke liiga tugev mu peas, et mul oli vaja seda füüsilist algust, et sa lähened oma keha kaudu, mitte oma mõttemaailma kaudu. Et siis ma soovitaks jah, selles osas alguses võib-olla seda yin-yang tundi ja siis vaadata, et kas selle peale minna või siis ühte või teist. Aga kuidas sa näiteks oma varasemates tundides oled kogenud, kas mehed tulevad parema meelega yin-joogasse või tulevad nad ikkagi sinna jõutundidesse? Ma ei tea, see on nagu
ma tean, et mehi tuleb nii ühte kui teise, et mul on nagu, mina enda tundides võib-olla olen Rocketi tundides rohkem näinud meesterahvaid, aga samas mul on nii tore näha, et mehed avastavad ka yin-jogat, sest ma tunnen, et see on nagu, see annab, et kui sa saad selle võlu kätte, et sa suudad ühes poosis olla 5 minutit ja siis kogu tunni läbi, et millise lõdvestuse see annab kogu selles tänases maailmas, mis ütleb, et jookse, hüppa, tee kiiremini, kohe, eile oli vaja, et nagu, et lihtsalt, et leida see lõdvestumise punkt, et minu arust see on nii äge, kui mehed avastavad enda jaoks yin-joga ja need seal käivad. See on nii, et sa seda välja tõid, sinna ma tahtsingi jõuda, mul tuli kananahk tuli peale. Mul endal ka mitu tuttavat just käivadki yin-jogas, just mehed, täpselt selle samal põhjusel. Muidu on sul kogu aeg kiire, kõik tahavad sust igasuguseid asju igal ajahetkel, aga seal sa lihtsalt oled. Yeah. Et see fenomen, mida see yin-joga just annab, eks on võib-olla natukene vähem tuntud või võib-olla natukene peljatakse rohkem, jälle igasugused uskumused, eelarvamused ja muud asjad, eks. Jah, selles osas täiesti nõustun, et eriti ka võib-olla just, mul on nagu natukene nii kahju ka sellest, et praegusel ajahetkel yin-jogat, ma tunnen, et see on nii vajalik, et kui on ärevus ja hirm ja nagu kaotuse tunded, mis inimestel sees on, et kui sa nagu yin-joga teed ära, siis ma ei tea, ma ise tunnen pärast pikka seeriat kohe, et mul on hoopis teine olemine, et see võiks olla kuidagi nagu, see võiks olla kohustuslik. Et kui inimestele, kellel on nagu ärevus või nii, et samas ma tajun ka, et võib-olla see kõigile ei sobi, aga lihtsalt ma tajun, et siis, kui sa saad selle võlu kätte sellest yin-joga tunnist, et sa suudad lõdvestada ja sa lähed sellise rahutundega ära tunnist, et siis ta on imeline. Kas sul on äkki mõni lisanipp, et kui nüüd ei saagi, eks ole, kuskil trennis käia, kuidas ennast kodus kõige lihtsam on rahustada? Üks asi, kui sa kõigepealt võiks jälgida, et kas sa saad hingata. Näiteks seda, et mida ma olen teinekord tajunud, et kui on praegu, ütleme, inimesed elavad keskküttega võib-olla ruumides, kus iganes, siis nina on hästi kuiv. Ja siis jälgida seda, kas sa saad üldse läbi 2 ninasõrme ilusti hingata, et sa võid panna ühe ninasõrme kinni ja teise ja siis vaadata, et kuidas see on. Et juba see, et sa saad hingeõhu oma kehasse, see on tohutu kergendus ja ma ütlen sügav hingamine, mitte see, et sa hingad oma rindkeresse, vaid alla kõhtu. Et või siis lihtsalt hingamise jälgimine. Teinekord isegi, kui sa oled väga ärevas olekus, siis sa ei suuda isegi viia oma hingamist väga, väga alakõhtu, et ta viib sind kuidagi sinna ärevusse hästi sisse, et kui selline asi on, et siis sa võid keskenduda näiteks sellele, mida sa kuuled, häältele, mida sa näed, et kodustes tingimustes tegelikult on nii palju tohutult erinevaid joogaõpetajaid, kes annavad tunde, et mina soovitaksin joogaruumi online tundidest jooga tunde ja neid, aga ma lihtsalt tean, et jooga võiks olla inimeste pagasis või siis mingit teistmoodi liikumine, looduses olemine, vee joomine või siis kasvõi teha enda jaoks mingi rituaal, et mida sa iga päev teed enda jaoks selleks, et sul oleks parem. Praegu tekkisid sellised mõtted. Väga head mõtted, aga see viib kohe järgmise küsimuseni. Kuidas siis sinu
päev välja näeb, mis on need sinu väikesed trikid, et enda positiivset meelt ja tervist hoida? Minu praegune päev on suhteliselt juhitud minu enda lapsest, kelle järgi ma siis ärkan, on uinakuid, on toomisi, on viimisi temaga seotult. Ja mul ei ole nagu niivõrd võib-olla rituaale, sest vahepeal on lihtsalt selline kaos. Aga üks asi, mis ma enda jaoks teen, on see, et kui ma lähen magama, ma telefoni magamistuppa ei võta ja hommikul, kui ma ärkan, et siis see alati ei õnnestu, aga püüan teha niimoodi, et tund aega ei ole üldse telefoni vaatamist, mitte ühtegi nagu meediat. Selline ja mul on joogaga seotud niimoodi, et teen vahel lapsega koos ja mul on laps on selles osas hästi tore, et ta juba mingi hetk ütleb ise, et tule siia matile, siis tõstab käed üles, hinga sisse, käed üles. Et ta on nagu mul endal väike õpetaja, et jah, on selline natuke kaootilisem, natuke korda, natuke kaootilisust, et hetkel on nii. Aga kuidas sul sinna hetke minek oli, sest ma tean, et hästi paljudel, kellel ongi näiteks esimene laps, just seesama, et sa lased kõigest lahti ja sa aktsepteerid seda kaootilisust, tundub, et on üks raske komistuskivi. Kuidas see sinul läks? Jah, oli komistuskivi. Või selles osas, ma ei saaks öelda, et komistuskivi, et ta on lihtsalt tohutult pakkunud õppetunde, et kui keegi tahab ennast panna enesearengu kiirengut, siis palun saa laps endale. Mõned asjad, milleni ma praegu olen lapsega seotult jõudnud. Ma tajun, et see läheb küsimusest natuke eemale muidugi, aga lihtsalt see, et kuidas saada rahu enda ja lapse vahel. Mul tihtilugu tundub, et laps reageerib mitte selle peale, mida ma ütlen, vaid sellele hääletoonile, millega ma ütlen. Ehk siis selline enese nagu jälgimine on pidev ja just nagu isegi võib-olla mitte niivõrd lapse, vaid iseendaga tegelemine on hästi tugevalt üleval ja ütleme, see ongi see mitte niivõrd mati peal jooga, vaid see, mis sul vaimselt toimub, et kuidas see ongi, et sa langed, kas sa lähed sellest keskmist ühele poole, teisele poole, kas sa lähed ülesse, alla, et kuidas saada see keskmesse, et see lapse saamine ongi õpetanud seda, et mis siis täpselt minu puhul on see, mis aitab mul tagasi keskmisse tulla ja ma olen hästi tänulik joogale just sellepärast, et mul oli ennem see teadlikkus olemas, nüüd ma saan lihtsalt seda hästi korralikult praktiseerida, et väga tore on olnud. See on nii hea, et sa selle joogaga ära segasid või sidusid, sest ma just seda tahtsin nüüd järgmisena küsida. Okay. Aga sa alguses mainisid, et kui sa seal tänaval jalutasid, siis sul tuli kohe teadmine, et sina lähed siis sinna jooga proovipäevale ja sa teadsid, et jooga on sinu jaoks. Kas sul on elus veel neid hetki olnud, kus sa justkui tead oma südamega või sisetundega, et see on õige ja siis sa teed mingi otsuse just selle tunde pärast? Ma ei tea, kas ma oskan nüüd otseselt nagu näiteid tuua, aga ma pigem tajun, see on minu praktika igapäevaselt, et kas see valik, mis mul on ette pandud, et kas ma teen seda peaga, kas ma teen seda nagu sellest, et ma tõesti tahan. Ja nagu see on hästi hea küsimus, aga kuna ma olen nagu, mul vist praegu lihtsalt ei tule otseselt neid näiteid meelde, aga ma tean, et ma just ongi see, et pigem on see igapäevane praktika, et ma panen iseenda selle ja enda sügava tahtmise ja soovi
number 1. Ja siis ma olen ka kõige rohkem rahul. Väga hea. Ja. Aga kuidas sa võib-olla nüüd natukene tulevikku vaadates näed ennast, ütleme 85-aastasena? Kui palju siis võib-olla on muutunud, võib-olla pole üldse muutunud? Ma arvan, et visioon, ma võin selle luua, on ju. Et hästi palju elutarkust, kogemust ja ma loodan, et mul on hästi hea suhe ka oma kehaga, et ma oleks endiselt vitaalne. Ja et ma suudaks anda mitte ainult endale, vaid ka enda ümber olevatele inimestele ja ühiskonnale midagi. Jah. See on väga ilus visioon. Siis 85-selt saad vaadata tagasi siia intervjuule ja vaadata, kuidas läks. Jah, loodame, et saab vaadata siis veel. Aga kui sa vaatad kogu oma joogateekonda, siis kuidas jooga sind matilt väljaspool on mõjutanud? Hästi palju. Ma just üks päev ma olen mõelnud selle peale, et kuidas see on mõjunud, et kuna jooga paneb mõtlema rohkem enda sisemaailma peale just ja eelkõige yin-jooga, et mis on su mustrid, mis on sinu uskumused, kuidas sa käitud mingis olukorras, et siis siin jõuda. On see, et kui ma olin kunagi noorem, siis ma tajusin seda, et kui mul tuli emotsionaalselt mingisugune olukord ellu, siis ma mäletan seda, et ma võisin olla hästi pikka aega emotsionaalselt kuidagi kas maas või nagu ma ei osanud endaga mitte midagi teha. Ja see vahemikust, kus mul midagi juhtus ja ma sain oma keskmesse tagasi, oli päris pikk. Et aga mida ma näen just, et jooga mulle praegu on andnud, on see, et see teekond, kui midagi minu elus juhtub, kas siis päevas või nädalas ja see lööb mu emotsionaalselt mu keskmest välja, siis see teekond oma keskme poole on lühem. Et isegi kui need juhtumised võivad olla palju rängemad, kui olid ennem, kui ma olin noorem. Et siis mul on praegu tänu joogale, ma saan jälgida, kas mul on nagu vahendeid, tehnikaid, kuidas jõuda keskmesse paremini tagasi, et kas see on hingamine, kas see on jooga, kas see on looduses olemine, et ma lihtsalt saan keskenduda rohkem sellele, et mida ma tunnen, et ma praegu tõesti vajan. See on kindlasti kasuks kõigile. Ja. Aga kuidas sa üldse puhkad? Sa ütled küll, et päevad on kaootilised natukene, aga mis on su meelistegevused siis? Küsime võib-olla niipidi. Meelistegevused? Mulle meeldib lugeda, mulle meeldib õues looduses olla, mulle meeldib yin-joogat teha ja aeg täiesti iseendale, et see on see, mis laeb, et isegi kui see on lühike. Ja jah. Aga millest sa unistad? Kuidas? Millest sa unistad? Millest ma unistan? Mul on nii naljakas, ma olen selle küsimuse peale mõelnud, ma tean, et sa küsid neid siin, aga mul nagu praegu jookseb lühisesse selle unistuse peale, mida ma aga selle aasta alguses mõtlesin enda jaoks, oli see, et ma inglise keeles on see sõna intention, et siis tagamõte, nagu taotlus, ma ei tea, et ma tahaks kasutada seda, mis mul on ja
ja teha sellega, mis on võimalik, ehk siis nagu kui ma tean, et kehaga on võimalik nii palju teha, et ma arvan, et on kohti, on oskuseid, mida ma ise tunnen, et ma võiks arendada, et võib-olla nagu mitte niivõrd midagi väga grandioosselt uut tuua oma ellu, vaid pigem nagu vaadata üle see, mis mul juba olemas on ja mida saab sellega teha. See on mul hetkel selline teema õhus. Aga see on väga hea, et sa selle ka välja tood, sest muidu kõik räägivad oma suurtest plaanidest kunagi tulevikus ja võib-olla see inimene, kes kuulab, võib-olla ta ei taha ka, ta tahab võib-olla olla hetkes rahul ja minna sellega edasi, mis tal juba siin on, eks, sest me oleme ju tegelikult nii erinevad kõik. Ja ma usun ka seda, et kui ma nagu seda teed pidi lähen, et siis mulle tekib endale täpselt samamoodi nagu mõtteid, ideid, mida edasi teha, et see siis kasvab lihtsalt suuremaks, et see tunne on ka, et sealt võib tekkida mingi hetk, mingi suurem unistus, mida ma praegu ma ei oska välja öelda või tulla selle peale. Aga kui sa nüüd saaksid minna ajast tagasi, näiteks sinna aega, kus sa lõpetasid keskkooli ja peaksid nüüd endale ütlema näiteks 3 lohutust või nagu kinnitust, mis sa tead, et tulevikus sa võib-olla oled natukene üle muretsenud, üle mõelnud, et sa saaksid selle hirmu nagu ära võtta. Mis need siis oleks? 3 asja olid. Jah. No kui tuleb rohkem, sa võid rohkem ka, aga 3 võiks tulla kindlasti. Ära muretse, hullem on veel ees. Okei, elu selles osas pakub igasuguseid asju. Ja seda, et elu hoiab. Et mis iganes juhtub, et on alati midagi, mis toetab, et sul võetakse üks asi ära, aga sulle antakse kuskilt juurde, et nagu keskendu sellele, mis antakse juurde. Ja ma isegi ei oska öelda. Sõprussuhted, et hoia neid. Ma olen sellest tegelikult hea olnud. Aga et lihtsalt, et keep doing what you're doing. Väga head positiivsed mõtted, eks, mida tegelikult saab rakendada igal ajal. Aga kas sul on midagi, mille tegemist sa veel pelgad? Sa ütlesid, et sa juba käte peal seisad hästi, teed igasuguseid trikke ka, eks? Aga kas sul on midagi, mis ikkagi on hirmutav? Jaa. Issand jumal, neid nagu kõige tuum on vist see, et see hirm, et näidata ennast sellisena, nagu ma tegelikult olen. Et kui palju nagu, see teinekord teed sellepärast, et peaks, sa lähed oma nagu sisetundele vastu, et ma tahaks nii teha, aga ma ei ole nagu praegu valmis tegelema nende emotsioonidega, mis selle otsusega kaasa tulevad. Aga lihtsalt, et olla nagu väga sügavalt enda tõde jälgiv. Et see on hirmutav tegelikult. Et teha täpselt nii, nagu sa ise soovid. Ma arvan. Aga kuidas selle iseenda jälgimisega on, et kui sa näiteks valisid joogatee, kas sul oligi kõik sõbrad kohe surusid kätte, ütlesid palju õnne, väga õige, või oli ka neid, kes nagu natuke kahtles? Ma ei tea, et mul oleks olnud inimesi, kes oleks öelnud, et ei või nagu, mul isegi on nagu sõbrad tunnis käinud ja et selles osas ma olen jah tuge tundnud, et otseselt ei ole olnud inimesi niimoodi, ma praegu ei tule meelde. Võib-olla inimesed mõtlevad midagi oma peas, aga ma nagu ei ole seda nii konkreetselt tajunud. Et selles osas
oleme kõik sõbrad edasi. Väga hea. Siis on järgmist küsimust väga lihtne küsida, sellepärast et kõik, mis ma olen kuulnud, tundub, et sa oled väga heas kohas praegu ja sa oled õnnelik. Kuidas sa defineeriksid õnne enda jaoks? Õnne. See on väga huvitav. Et ma saan, see läheb natukene sinna tagasi, kus ma saan teha sellel hetkel, kui ma tahan, seda, mida ma tahan. Ja et nagu ma jälgin, et ma nagu õnn on, ma arvan ka see, et kui ma teen neid asju, mis tõesti ma südames tunnen, et on õige teha. Võtame ühe raske pähkli veel. Terve trapikond, nii. Meie ühiskonnas on hästi levinud see, et igasugused tiitlid on, kes on tegevjuhid, kes on müügiassistendid, eks siis on meil veel emad, isad, siis on ju nimed, eks meil on nii palju erinevaid tiitleid ja rolle, mida me täidame. Aga kui nüüd võtta sult need kõik ära, võtame selle ka ära, et sa oled naine, kes siis alles jääb? Kes sa siis oled? Mul on olnud, nagu ma seostan ühte kogemust sellega, kus mul oli üks hästi valus hetk elus ja kuidagi ma jõudsin sinna, et kui see läks mööda, see oli ühel õhtul, siis ma jõudsin tähendab, see oli selline hetk, kus ma tundsin, et mul ei olegi nagu, ma ei tea, miks mu aju lõi sellise nagu vaakumi, kus ma tundsin, et mul ei ole kedagi, et ma ei ole nagu millegagi seotud, justkui sarnane olukord, on ju. Ja siis, kui ma sellest olin läbi läinud, siis ma jõudsin nii naljakasse kohta, et ma tundsin, et ma olen täiesti vaba, et see koht, kui sa muidu oled seotud, näiteks ma praegu lihtsalt räägin nagu teiste inimestega või et inimestel on ootused, sa teed võib-olla teiste soovide järgi midagi, tahtmiste järgi, aga kui sul on kõik need ära võetud, siis sa saadki olla nagu puhtalt, ehedalt, täiesti sina ise ja see oli nagu tohutu vabadus. Millegipärast mul tekkis sellel hetkel ka nagu kujutluspilt, et maakera on minu all, mina olen kuskil kõrgel, mitte nagu isegi kehas, vaid lihtsalt ma tundsin, et ma olen kuskil kõrgel, tohutu energia oli sees ja mul oli niimoodi, et kuhu ma nüüd lähen, mida ma teen, et ma võin nagu kõike teha, ma võin igale poole minna, see oli äge. Ja see kuidagi, selle läbikogemine tekitas minus ka, see läks see oli mingi pool tundi kestis võib-olla, ma läksin magama, hommikuks oli läinud. Aga see jättis selle mälestuse, et isegi kui sul nagu on see hetk, kus sa tunned, et sul ei ole nagu midagi või su aju loob selle tunde, et siis et sa võid läbi selle jõuda ühte väga kihvti kohta. Aga nüüd siia otsa saab väga ilusti pookida järgmise küsimuse, kui sa ütledki ka, et inimestel ongi ootused ja tihtilugu me peame justkui olema keegi teine, siis kui palju see on sinu elukogemust mõjutanud, kui tihti sa oled pidanud tegema mingi otsuse, mis tegelikult ei tule võib-olla sinu seest, vaid sa teed seda teiste jaoks? Jah, ma teen seda ja ma olen isegi praktiseerinud, see mul viimase aja või nagu see on asi, mida ma olen jälgima hakanud ka, et just nagu, et kui ma teen midagi, mis ma mõtlen, isegi selline väike asi, et ma mõtlen, et okei, et ma vist tahaks niimoodi teha, aga ma ei hakka sellega praegu tegelema, ma teen nagu rohkem nii, nagu oleks hea võib-olla. Ja siis ma tajun, et see emotsioon, mis selle järgselt tuleb,
ikkagi näitab mulle üha enam ja enam, et ma pean minema tagasi sinna, kus ma teen seda, mida ma tahan. Sest ma toon siin välja ühe selle asja, et mul on nagu, kui ma jään sinna, kus siin on kahte moodi emotsioone, et kui ma teen enda järgi, siis ma pean tunnetama, siis ma tunnen pärast võib-olla häbi, hirmu, mis minust arvatakse, milline ma olen. Aga kui ma teen teiste järgi, siis need emotsioonid, mis minus on siuke tuimus, ärevus, ma ei ole nagu rahul ja ma olen lihtsalt täheldanud seda, et kui ma teen nii, nagu ma ise tahan ja mul tuleb see mis iganes häbi või tunne, et nagu mis see väline siis nagu sellest arvab, et siis kokkuvõttes ma ise olen rohkem rahul, sest ma saan alati sellisel juhul minna tagasi ja mõelda, et aga ma tegin seda tõesti, mida ma tahtsin. Et nagu, et see on kuidagi, see pakub leevendust ja teinekord sealt, kui ma teen seda, siis tulevad mingid ootamatud boonused mulle või nagu pakutakse midagi või nagu praegu mingeid kindlaid näiteid ei ole, aga lihtsalt, et sind nagu toetatakse sellel teel, enda südame järgimise teel. Elu kannab ka vist rõõmsamalt, kui lähed südame järgi. Ja, aga see ei ole lihtne. Ei ole üldse lihtne. Ja. Nüüd me oleme siin juba päris kenasti vestelnud. Kas sa oma südamest tunned, et midagi on jäänud puutumata, aga sa tahaksid siiski jagada? Hästi ilus vaikus on. Seda tahaks jagada. On tõesti ilus vaikus? Jah. Ma tean, et praegu on olukord nagu ta on, eks nende trennisaalidega ja joogastuudiotega, aga kui nüüd keegi jälgib ja tõesti tahakski just sinu juurest kas või näiteks eratundi või hiljem rühmatundi tulla, kuidas ta saaks sinuga kõige paremini kontakti? Facebookis Kadri Eensalu või siis joogaruumi kodulehel on minu kontaktid ka olemas, et nii on kõige lihtsam praegu. Ja võib-olla see kõige lõppu ma küsiks sellise uitmõtte, et kuidas sinul on see aasta möödunud? See aasta? Ma arvan, et ma olen seda aastat rohkem, nagu selles, et ma kartsin seda aastat rohkem, aga senimaani, mis on juhtunud, on kõik nagu pigem näidanud vastupidist, et on hästi tore aasta olnud, et selles osas ma naudin seda aastat. Seda on ainult hea kuulda. Kas sul äkki on mõni tervisenippel siia lõppu öelda, kuidas hoida immuunsust või olla lihtsalt rõõmus ja roosa? Üks mu sõbranna jagas just seda, et kuidas inimesed on vähem saavad endale haigusi külge, on see, et nad peaksid kallistama vähemalt 4 korda päevas. et seda ma kindlasti soovitaks. Aga muus osas juua vett, siis ma soovitaksin süüa selliseid toite, mis sa ise teed. Ja võimalikult, ütleme, jah, pigem see, et sa ise teed, et sa valid, et sa naudid seda protsessi. Ja võib-olla nagu kõige parem enda tervisel on ikkagi jälgida see, et mida su sisetunne ütleb. Väga ilus kokkuvõte. Aga suur aitäh sulle, Kadri, ennast veidigi avamast meile. Aitäh sulle, armas kuulaja, vaataja.
Ma loodan, et sa said siit enda jaoks mõne toreda mõtte. Mina sain. Ja soovin mõnusat looduse nautimist, nädala nautimist ja kohtume juba uuel nädalal. Aitäh! Aitäh!